Jussi e-luger. Uus osa igal kolmapäeval www.lastekass.ee. Lapsed, täna on meil põnevate, elu lihtsustavate asjade päev. Vaatame, mis te kaasa võtsite. Palun alusta sina, Johanna. See on pelmeenivorm. Nii suur! Igasse auku tuleb asetada üks pelmeen. See käib nii. Paned vormile taignalhe peale, siis surud igasse auku natuke hakkliha ja siis paned teise taignalhe peale. Rullid korra taignarulliga üle, et servad kokku kleepuks. Siis lükkad selle pulgaga valmis pelmeenid välja ja paned need pliidile keema. See on tõesti huvitav. Aitäh, Johanna. Juss, nüüd on sinu kord. Näita, mis sul seal on? Minul on e-luger. Mis asi sul on? E-lugemisseade. Sellega saab e-raamatuid vaadata. Väga põnev. Ma näen sellist asja esimest korda. Miks teil see kodus on? Isi, mis sa teed? Raamatuid kaalun. Aga miks? Mul tuleb nädalaks tööreisile minna ja mõtlesin endale lennukisse ja hotelli mõned raamatud kaasa võtta. Lennukisse aga ei saa kõiki neid raamatuid kaasa võtta, sest kohver läheks liiga raskeks. Aga ära siis võtta nii palju raamatuid kaasa. Niimoodi ka ei saa. Reisi ajal on mul palju vaba aega. Seda aega on mõnus raamatutega sisustada. Tead, Mihkel, ma arvan, et leidsin su murele lahenduse. Oh ei, veel üks raamat. Mul ei mahu ju needki ära. Sellest ühest raamatust piisab sulle täiesti. Siin on sees kõik sinu raamatud ja lisaks veel meie viimase 3 aasta perefotod ja mõned lõbusad koduvideod ka. Sa ostsid meile nii väikese arvuti? Mis sa nüüd, Juss? See on e-luger. Sellega loetakse e-raamatuid. Vaata ise. Rannas. Ühel nädalavahetusel käidi vanavanematel külas. Lahe. Kas kõik e-raamatud on sellised? Sellised häälitsevad ja liikuvad mängudega. Need on ikka lasteraamatud. Kas meil nüüd päris raamatuid enam vaja ei olegi? Jah, ja mis me oma raamatutega nüüd teeme, kui kõik on lugerid? Ja milleks me enda kaamerale seda TV ehitan, kui ma legofilmi teen? Ja mida ma kõikuva köögilaua jalale toeks panen? See oli nali. Aga kas ma saaksin kõik oma õpikud sinna lugerisse panna? Mu koit oleks kohe palju kergem. Oodake nüüd, te läksite liiga kaugele tulevikku. Täna on e-luger alles lapsekingades. Inimesed ei tea veel seda, missugusena oleks e-luger kõige mõnusam, ega ka seda, mida kõike sellega teha tuleks. Kas need on siis nii erinevad nagu näiteks mobiiltelefonid? Just, osad e-lugerid on klahvidega, teised aga puutetundliku ekraaniga. Osad on väikesed, teised A4 paberi suurused. Osad ekraan on nagu arvutil, teistel nagu paber. Osadega saab internetis käia, teistega mitte. Mõned sobivad hästi piltide ja videote vaat. Ma ei saa aru, mis vahe on arvutil ja e-lugejal. Või mis vahe on nutitelefonil ja e-lugeril? E-luger on arvutiga võrreldes kergem, lihtsam, odavam ja kahjustuskindlam toode. Välismaal, kus töölesõit võtab mõnikord tunde aega, kasutavad inimesed lugereid ajaviiteks. Internetis on palju kohti, kus saab e-raamatuid osta ja tasutagi laadida. Kas eestikeelseid ka? Lugerid on Eestis veel väga uued asjad ja eestikeelseid e-raamatuid on vaid 1000 ringis. Lasteraamatuid on nende hulgas väga vähe. Ma usun, et see asi muutub väga kiiresti. Kas siis jõuavad õpikud ka lugerisse, mille kool mulle annab? See on huvitav mõte. Ja aitäh Jussile huvitava ettekande eest. Räägin sinu mõttest kindlasti ka direktorile. Üles korduks muinasjutt sai läbi. Rannas. Ühel nädalavahetusel käidi vanavanematel külas. Vanavanemate maja on üsna mere lähedal, väikese jalutuskäigu kaugusel. Alati kui Juss ja Jass vanavanemaile külla tulevad, käivad nad ka mere ääres suplemas või külma ilmaga lihtsalt merd vaatamas.
Ainult tormise ilmaga on mõttekam soojas toas mängida või lugeda. Seekord oli ilm soe ja meri mõnus. Juss ja Jass panid oma ujumisvestid selga ja läksid koos vanaemaga merd nautima. Ujumisvesti tuleb kanda, sest nii võib rahulikuma meelega vette minna. Jass ei oska ju veel üldse ujuda ning Juss kardab suuri laineid, mis mõnikord täiesti ootamatult randa jõuavad.